Kõigest paar aastakümmet tagasi peitsid memmed meie lipuvärve sallidesse ja kampsuni kirja. Samades toonides rätiku või lipsukandjatel olid sekeldused võimudega vältimatud. Nendes värvides riidekangad ei tohtinud kunagi sattuda kõrvuti. Aga just nii väljendus läbi inimpõlve meie vabadusiha. Aeg läheb ning tapab halastamatut huvi kõige vastu, mis veel äsja inimesi erutas ja neile tähtis näis. Nii kirjutab Edgar Savisaar aastate pärast oma memuaarides. Ja kuigi ta ei mõtle pelgalt rahvusvärve, sobivad need suurepäraselt sümboliseerima erinevaid lehekülgi meie lähiajaloost, mis kõik ka tema endaga on seotud. Esimene värv, sinine. Lootused ja unistused, lähedane, ent ometi teadmata kauge. ...1990. aasta eellooks Eesti ajaloos on võitlus vabade valimiste eest. Võimu kaotav kompartei püüdis neid edasi lükata, laulva revolutsiooni peamine kandejuht rahvarinne neid ettepoole tuua. Ilma vabade valimisteta pole vabadusel lootust. Vaadake iseendid, vaadake inimesi enda ümber. Tuletage meelde, millised te olite 3 aastat tagasi. Mõelge sellele, millised te olete praegu ja kujutage ette ka seda, millised te võite veel olla. On aasta 1990. Erinevad poliitilised protsessid kääritavad kogu rahva meelsust. 14. märtsil tuletab sõjakas impeeriumimeelsete internatside miiting meelde, millises olukorras me elame. Ometi õnnestub tulevatel aastatel ära hoida lõhe teke puhtalt rahvuse pinnalt. Intrite kandepind jääb lõpuks ikkagi nõrgaks ka Eestis elavate venelaste seas. 15. märtsil istub viimast korda koos vana Eesti NSV Ülemnõukogu. Pole saladus, et Eesti tegelik võimukeskus on asunud ikkagi Lenini puieste Valges majas, kompartei hoones. Vabade valimiste eesmärk on kompartei võimumonopoli lõhkumine. Võimukeskuse nihutamine tagasi Toompeale rahvaesinduse kätte. Seda kardetaksegi Lenini puieste majas kõige enam. 18. märtsil valitakse uus Ülemnõukogu, milles ülekaalu saavad rahvarinde kandidaadid. Ülekaal ei tähenda veel kindlat võimalust valitsus moodustada. Vana poliitiline tarkus ütleb, et pärast valimisi võimuvõitlus alles läheb lahti. 1990. aasta märtsis on sellel võimuvõitlusel kaalukaussidel 2 võimalikku lahendust. Eesti jätkamine Nõukogude Liidu koosseisus või vabadus. Kumb jääb peale? Uus Ülemnõukogu alustab tööd 29. märtsil ja valib Ülemnõukogu esimeheks Arnold Rüütli. 3. aprillil kinnitatakse Edgar Savisaar peaministriks. Ma esitaksin teile Edgar Savisaare kandidatuuri peaministri või valitsuse juhi kohale. Kes on selle poolt, et Eesti NSV valitsuse esimees võiks olla Edgar Savisaar? Palun hääletada. Selle ettepaneku poolt on 54 saadikut, vastu 32, erapooletud 4. Ega me ei tea ju tänaseni, kuna hääletamine oli salajane. Ega me seda mehhanismi, kuidas need 54 häält tulid, see oli siis 2 enam häält. Seda me ei tea tegelikult tänase päevani, võib ainult spekuleerida või oletusi teha, aga see ei maksa midagi. Ühed arvavad, et piisab sellest, kui see valitsus püüab säilitada status quo'd ega võtta majanduse ümberkorraldamiseks midagi ette enne, kuni poliitiline iseseisvus on saavutatud. Teised on seisukohal, et valitsus peaks üldse hoiduma poliitikast, olema väljaspool erakondi ning tegelema vaid rahvale igapäevase leiva ja leivakõrvase kindlustamisega
jättes poliitilised küsimused ülemnõukogu lahendada. Ma ei saa nõustuda ei ühtede ega teistega. Sellest ajast on möödunud 15 aastat. Sündis valitsus, kellel oli osaks saanud juhtida Eesti rahvas läbi koos- ja vastukäimiste üle poolesajandilise kuristiku ühest ajastust teise. Pole ime, et toonased valitsusliikmed aasta-aastalt neid hetki õdusalt koos lähedastega meenutavad. aparaadi peale koos teiega pilti saada. Ma saan isale kohe näidata, kui ma suuri leiame neid ohvreid, kes teeb kõikide fotokatega pildi ära. Paljudele neist oli toonane ministriamet pöördepunktiks kogu elus. Karastavate kogemuste võrra said rikkamaks kõik. Mida aga mäletame meie? Savisaare valitsus oli esimene valitsus ju. Nii nagu mina mäletan, oli ta hakkas esimese valitsusega peale. Seda ma küll ei tea. Ma olin ilmselt liiga sipupükstes sellel ajal veel. Piisavalt väike, ma olen 13-12. Ma ei tea sellest küll mitte midagi. Mina tean seda ja jäi igavesti meelde, kui me seisime Võidu väljakul. Meid oli paluti seista iga 3 meetri kaugusel, sest rahvast oli nii vähe. Ja ootasime, kes tuleb siis seda vabariiki välja kuulutama. Keegi see Toompealt julgenud tulla peale Savisaare. Või oli kuskil laos kinni või midagi tsihukest, jah, oli. Talongid olid ja ostukaardid siiamaani mul alles. Ma mäletan, et Savisaar oli minu vanune täpselt ja umbes sama paks ka nagu mina, ainult prille ma ei kanna, nii et ma tihti mõtlen samale aastale tagant järgi, et võt, kus oli tema minu vanuselt ja kus olen mina. Mina peaministriks ei saanud. No minu arvates ta tegi palju ära. Tema oli ikkagi põhiline, kes selle praeguse Eesti riigi lõi. Ja minu arvates see ei olnud see mittekodanike komitee, kes selle asja tegi, aga ikkagi see ülemineku valitsus tegi selle asja ära. Tookord 1990. aasta aprillis oli peaministri esimeseks mureks saada kokku tegutsemisvõimeline valitsuskabinet, seega leida ministrid. Ja see oli täiesti ootamatu, sest kell oli, ma arvan, 11. Ja mul oli pere kõik laokil seal, vist vanitasime väikest poissi ja naine oli hommikumantliga ja tulid külla ja nendele omasel viisil, eriti Savisaarele omasel viisil, astus kohe asja juurde, et hakka majandusministriks. No ma hakkasin kohe kokutama, eks ole, lõug hakkas värisema ja kutsusin siis nad sinna ühte väikesse tuppa ja seal siis istusime ja ma ikka püüdsin ma ei tea, 3 tundi ei ütelda, eks ole. Aga kell jooksis ja neil ka omad mured ja siis ütlesin ikka jaa. Valitsuse esimees Edgar Savisaar pakkus esimesena rahvasaadikute küsitluste risttulle noorima kandidaadi Raivo Vare, pretendendi riigiministri ametikohale. Kuivõrd ma olin tegelenud haldusreformiga tänases modernses terminoloogias ja ka tollal juba kasutatud terminoloogias, kirjutanud valimisseadusi ja nii edasi, kaasa arvatud esimese kohalike nõukogude, tollal veel kohalike nõukogude valimisseadus, mis oli totaalselt erinev kontseptuaalselt kehtivast korrast, siis olin suhteliselt tuntud inimene kui just spetsialist haldusreformi alal ja kuna uue moodustatav valitsuse üheks prioriteediks oli loomulikult haldusreform, siis oli see mõneti arusaadav, et ta minu poole pöördus, aga see jutuajamine ise kestis 45 minutit ja suhteliselt, ma ütleks, et läks valutult ja lihtsalt, oleks ma eales aimanud, mis pärast järgneb, ma oleks kõhelnud rohkem, aga siis ma ei suutnud vastata ühele tema küsimusele, mis oli, miks ka mitte. Ja ma olen korduvalt seda taktikat rakendanud oma hilisemas juhi elus samuti, ma olen küsinud seda küsimust rekruteeritavatelt või ametisse võetavatelt kolleegidelt, miks ka mitte, ja kui inimene oskab sellele küsimusele vastata, siis parem ta keda asja mitte ajada ja kui ta ei oska sellele vastata, siis tõenäoliselt saab tast asja. Kõige enam küsimusi sai rahvasaadikutelt sotsiaalministri kandidaat Arvo Kudo. Õiguskaitseprogrammi esitas ministrikandidaat Olev Laanjärv. Ma olin õppinud Moskvas akadeemias 3 kuud ja olin natukene ringelnud ka selles NSV Liidu siseministeeriumis, et päriselt ei eksinud ära.
kuid ma ütleks nii, et eelnev siseminister Marko Tibar aitas mind ka selle juures päris kõvasti. Mahukaim portfell peaks olema materiaalsete ressursside ministril. Sellele ametikohale soovitas valitsusjuht senise ministri asetäitja Aleksander Sikkali. Peaminister Edgar Savisaar tegi ettepaneku nimetada kultuuriministriks Leppo Sumera. Teise ministrikandidaadina nimetas Edgar Savisaar Andres Ellamaa tervishoiuministri kohale. Täna hommikul arutati komisjonides ja presiidiumis läbi Jüri Raidla kandidatuur justiitsministri ametikohale. Väga tähtis oli see, et iga minister oma valdkonnas, millega ta tegeleb, oleks ühtlasi ka tunnustatud spetsialist. Ja enesestmõistetavalt selleks, et olla tunnustatud spetsialist, sul peab olema üks kahest, kas sul on väga tugev praktiline kogemus eelnevast perioodist olemas või on sul olemas väga tugev akadeemiline teaduslik ettevalmistus. Kuna väga tugevat praktilist kogemust revolutsioonilise aja jaoks ei olnud ega saanudki olla, siis oli tõenäoliselt ka peaministri jaoks oluline valitsuskabineti kokkupanekul eeskätt just akadeemiline taust. Uue valitsuse esimene istung toimus 13. aprillil. Tookord kuulus valitsusse 24 ministrit. Tänaseks on neist poliitikuks jäänud vaid vähesed. Kõige suurem kunst ongi tasakaalu säilitamine rahva soovide ja riigi võimaluste vahel. Ja selles mõttes olen ma uhke ja rõõmus, et ma olen olnud Edgar Savisaare valitsuse liige. See valitsus on kindlasti olnud ajaline valitsus ja on teinud palju väga tähelepanuväärseid tegemisi Eesti ajaloos ja ma usun, et kui seda valitsust ei oleks olnud, siis mitte keegi ei oleks täna olnud see, kes ta täna on. See oli üks ülimalt vahva tiim, eks seal teatud õõrumise, teatud väga tuntud ja prominentsete isikute vahel ikka oli. Mõni ei saanud üksteise kõrval kunagi istutud, eks ole, kui üks oli sees, siis teine oli väljas ja vastupidi, aga põhimõtteliselt see ei takistanud töötamist huvitaval kombel. Näiteks tänapäeval oleks see välistanud, eks ole, täna on elu jääks seisma, kui tekiks olukord, kus näiteks kaks inimest omavahel hästi eriti ei klapi, eks ole. Siis oli see täiesti võimalik, aga samas ühendas üks eesmärk. Lahkarvamused olid seotud isiklike aspektidega, aga mitte eesmärgiga. Hiljem hakkas lahknevused teede valikus ja muudes asjades. Ja see oli tegelikult teguvõimus tiim. Ega muidu ei oleks saanudki tollal. Tõepoolest ei olnud ees selliseid kindlaid raame, ei juriidilist raamistikku, oli poliitiline siht ja oli tahtmine teha ja ma olen väga uhke selle üle, et see on olnud, et ma olen olnud sellise valitsuse eesotsas ja töötanud igaga nendest ministritest, kes selles valitsus olid. Mis veel oli hea, et oli 30-aastaseid, 40-aastaseid, 50-aastaseid ja 60-aastaseid. Ehk teiste sõnadega erinevad eagrupid olid esindatud valitsuses. Ega see ka ei ole hea, kui kõik on enam-vähem ühevanused. Nad ei käsitlenud ministri portfelli kui A. karjääri tippu, B. eesmärki kui sellist ja C. ausalt öeldes kui vahendit milleski olemiseks, vaid ainult kui vahendit millegi saavutamiseks. See ei ole alati tänapäeval nii. Vaatamata silmapaistvale akadeemilisele haridustasemele ja erialastele oskustele ootas valitsust ees lausa kaelamurdev tööpõld. Seadusandlikus mõttes oli puudu absoluutselt kõigest. Me ei saa ette kujutada pilti selliselt, et kuulutame välja nüüd uue riigi ja justkui eelmise riigi rüppes oleks nüüd kogu seadusandlik baas ette valmistatud kuskil nurga taga. Sellist asja ei ole. Ja seetõttu tegelikult oli vaja kõike hakata ju nullist tegema, veelgi enam tegelikult oli vaja kõike hakata miinusest tegema. Ja see, mille järgi oli kõige suurem puudus algpäevil ja algkuudel, oli kahtlemata esiteks reformiseadusandlus, mida ei olnud ega saanudki veel valmiskujul olemas olla. Ja tegelikult riigiõiguslikud alusnormid, riigiõiguslikud alusprintsiibid, kindlasti rõhutan seda, et põhimõtted olid olemas ja valmis. Ja need on tegelikult ju kirjas ühes väga väikeses ja väga lühikeses otsuses, Ülemnõukogu 30. märtsi 90. aasta otsuses ja väga sageli pööratakse teenimatult vähe tähelepanu sellele, mis seal tegelikult kirjas on. Siin siis
on Ülemnõukogu poolt, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt tunnistatud Nõukogude võim Eestis kehtetuks ja tema kehtestamine õiguse vastaseks tema kehtestamise hetkest s momenta ее установления. Nii, mis iseseisvust pärast seda, kui seda tagasi pole vahepeal võetud, enam saab välja kuulutada? Eesti NSV Ülemnõukogu, arvestades Eesti rahva selgesti väljendatud tahet Eesti Vabariigi iseseisvuse ja seadusliku riigivõimu taastamiseks, tunnistab Eestis NSV Liidu riigivõimu ebaseaduslikkust selle kehtestamise momendist alates ja kuulutab välja Eesti Vabariigi taastamise restitutio ad integrum. Moskva võimud olid Baltimaades toimunust raevunud. Pärast Leedu Ülemnõukogu 11. märtsi otsust kuulutada Leedu iseseisvaks, kehtestati nende suhtes majandusblokaad. Eesti NSV kõrgema võimu otsuseid ignoreeriti või nõuti nende tühistamist. Meie tollaste ennustuste ja prognooside kohaselt ootasid meid ees veel rasked ajad ja arvasime, et on väga tähtis viia, nii-öelda detsentraliseerida see igapäeva elu korralduse. Tänapäeval on naljakas sellest rääkida, kõik on ära unustanud. Täna valitsus ei korralda igapäevast elu. Aga tollal ju korraldas. Valitsus, minu kui riigiministri ees oli, ma istusin peaministri vastas, mul oli umbes selline hunnik pabereid, mis valdavalt olid elukorralduslikke detaile täis. Väga harva olid muud asjad, eks ole. Olid loomulikult väga palju kontseptuaalselt ka, aga eelkõige olid meeletud hulgad valitsuskorraldusi ja määrusi, millega korraldati igapäevast elu. Ja see kõik tuli kuidagi, oli näha, et see enam ei saa nii jätkuda. Ja nüüd valitsusorganisatsioon oli kogu püramiidina samuti selle jaoks üles ehitatud. Nüüd majanduses toimuv järsk muudatus toob kaasa paratamatult kogu selle püramiidi ümberpööramise, mida oligi vaja, mida me tahtsime tegelikult taotluslikult. Nii et tunnistan ausalt, tollased minu kaalutlused olid vähem majanduslikud ja rohkem haldusõiguslikud või juristile iseloomulikud. Aga hiljem olen mõelnud, et see oli natukene naiivne arvamus majanduslikult, sellepärast, et tol hetkel veel süsteem tõenäoliselt majanduslikult ei oleks välja kannatanud seda. Ta ei oleks saanud isegi toimida mõneti, sest me olime ikka veel nii paljude niitidega Nõukogude Liidu külge seotud. Me sattusime kolmekordse löögi alla. Kõigepealt Vaba Eesti seltskond, kes pidi võimust loobuma ja kellele see muidugi üldse ei meeldinud, kes leidsid, et nad on kogenud, vanad, arvestatavad tegijad ja nad olidki seda. Ja muidugi nad tahtsid oma positsioone taastada. Teiseks Eesti kongressi tiib, kes ise oli teinud selle vea, et ta kevadel valimistel ei osalenud. Nad ju teatasid, et nemad selle valimisega kaasa ei lähe Ülemnõukogusse. Ja kui ikkagi pärast Ülemnõukogu ja valitsus tööle asusid ja selgus, et nad on rahva hulgas populaarsed, neil on suur toetus, siis muidugi püüti ka nüüd mängu kaasa tulla. Ainult, et võeti selline kõike maha tegev ja hukkamõistev suund. Kõik, mida me ka ette võtsime selle kohta, öeldi, et see on vale, sellepärast, et de jure on Eesti Vabariik olemas ja ükskõik, mida te ka teete, te sellega rikute seda õigusjärgsust, nii et meil oli üsna raske ja muidugi kolmas tiib tolleaegses parlamendis oli ikkagi 4 saadikurühma oli Vene saadikuid, kes algul olid kõik tugevalt intrite mõju all. Tähenduslik oli Jüriöö rituaal 23. aprillil Toompeamäel. Meil ei ole mitut teed. Meil on vaid üks tee ja see on meie vabaduse tee. Meil ei ole mitut eesmärki. Meil on vaid üks eesmärk ja see on meie iseseisvus. Leedus läidetud vabadusetungal on tänasel jüripäeval tähiseks Eestile ja Lätile. On tulnud aeg see tuli süüdata ka Tallinnas. Ei saa olla vaba Eestit ilma vaba Läti
ja vaba Leeduta. Meid aitab Eestimaa ühinenud tahe. Meid aitab ühinenud Baltimaade truudus. Meid aitab Jumal. Me võidame vaid üheskoos. Ja me võidame. Tagantjärele tundub see hetk rituaalse loitsuna. Sisuliselt oli tegemist valitsuse pühaliku vandega, mida nad ka pidasid. Samas on selles peidus ka valitsusprogramm. Millegi sellise olemasolu peeti 15 aastat tagasi Toompea järjekordseks veidruseks. Enne meid muidugi valitsused mingit programmi polnud teinud, eks ole, Eestis ja noh, meie siis proovisime esimest korda teha. Ja ma olin siis Soomest saanud ühe Harri Holgeri valitsuse programmi, mis oli siis meile nagu spikriks. Tähendab, ega me ei saanud seda maha kirjutada muidugi, sest ikkagi teine riik ja teine arengutase, aga saime sealt nagu struktuuri jaoks ideid ja mõningaid märksõnu, mis üldse valitsuse programmis peaks nagu olema ja ka stiili ja niimoodi. Et võtsime sealt malli ja see oli siis mul ühes käes ja me siis seal Valgeranna endises partei tippsuvilas seal juba kevadpäikese all, mai algul ma mäletan, siis ikkagi väga loominguliselt seda kokku panime. See oli siis meeldiv töö, eks ole, kuigi pärast kui me ta mai lõpuks valmis saime, siis seda jälle nii lausa aplausiga vastu ei võetud. Natuke võõras oli ja umbes nii nähtavasti paljud mõtlesid, ega te nii pikaks ei jää, et mis programmi te siin teete ja ka riigiametnikud vaatasid seda sellise umbuskliku pilguga, et mis see nüüd on, mingi uus veidrus. Valitsus hakkab tegema oma programmi Lääne-Euroopasse, Põhja-Euroopasse oli ju suhteliselt tavaline asi, et kui tuleb uus valitsus, siis ta ka esitab oma programmi, mida ta tahab saavutada ja meie tõesti, eks me soomlaste käest võtsime siin kõige rohkem õppust, aga me suutsime oma valitsusprogrammi valmis saada ja parlamendile esitada ja suutsime ta lõppkokkuvõttes ka ellu viia, mis muidugi on kõige tähtsam. Edgar Savisaar on alati näinud suurt trumpi väikerahvaste püüdluste ühendamises. Kõige lähedasem oli Balti naabrite koostöö arendamine. Esimene riiklik samm astuti juba 1990. aasta 12. aprillil, kui Vilniuses allkirjastati Balti ühisturu loomise lepe. Balti koostöö juured on aga veelgi kaugemal. Самое главное в этом пути было балтийское единство, которое началось сразу после образования наших народных движений, образованием Балтийской ассамблеи, а уже после избрания наших верховных советов Эстонии, Литвы и Латвии, созданием Балтийской ассамблеи этих наших парламентов. Создали мы орган сотрудничества между нашими правительствами, и я должен сказать, что инициатором этого крепкого и координированного балтийского единства был тогдашний премьер-министр Эстонии и председатель, один из сопредседателей эстонского Rahvarinne, Edgar Savisaar. 1990. aasta kevadeks olid Balti rahvaste iseseisvumispüüdlused jõudnud vastavate seaduste vastuvõtmise faasi. Juriidiliselt erinevalt, kuid sisuliselt sünkroonselt jõuti selleni peaaegu koos, Leedu mõnevõrra ees. 4. mail nimetas Läti ülemnõukogu oma riigi Läti vabariigiks. Эти процессы были согласованы между всеми народными движениями балтийских стран, и эстонской Rahvarinne, и литовским Союзис, и нашим народным фронтом. 11 марта был, может быть, сделана первая трещина Советской империи. Это была декларация независимости Литовской республики. И нам было ясно, что 4 мая, когда будет первое заседание нашего новоизбранного парламента, мы сделаем то же самое. Мы знали, что определенный документ будет принят и в Эстонской республике. Lätlased nimetavad oma riiki nende ülemnõukogu otsuse järgi 4. mai vabariigiks. Nende eeskujul polekski vale Eestit nimetada 8. mai vabariigiks. See on kuupäev, mis väärib meenutamist, samavõrd kui 24. veebruar või 20. august.
oli väljakannatamatu näha Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kõrval Eesti NSV-d. 7. mail arutas olukorda valitsus ja otsustas esineda seadusandliku initsiatiiviga kuulutada välja Eesti Vabariik ja kehtestada osa 1938. aasta põhiseaduse sätteid. Mõte sellise asjaga väga kiiresti ja radikaalselt edasi minna tekkis valitsuse istungi ajal. Minu pinginaabriks valitsuses oli välisminister Lennart Meri ja Lennart Meri istungi ajal luges mingisugust materjali, kus tal tekkis äkki väga selge nägemus, et me peame praegu oma riigiõiguslikus kompositsioonis juriidiliselt midagi väga radikaalselt korrastama või muutma, sest vastasel korral ei ole meie püüdlusi võimalik ei siseriiklikult ega ka rahvusvaheliselt viisavalt hästi mõista. Ta kirjutas sellise väikese sedeli. Andis selle sedeli kõigepealt mulle, küsis, mis ma arvan, ma noogutasin omalt poolt peaga, et väga hea mõte, siis ma andsin selle sedeli edasi peaministrile. 2-3 minuti pärast küsin ma peaministri käest, mis tema arvab. Vastus oli väga selge, minge koos välisministriga kõrval tuppa ja tehke see asi valmis. Me olime kuskil tund-poolteist koos välisministriga kõrvalruumis, vaatasime läbi olemasolevat selleks hetkeks kujunenud ülemnõukogu seadusandliku materjali, mida oli mõistetavalt ääretult vähe ja tegelesime natukene loomulikult ka õigusfilosoofiaga ja uurisime 38. aasta kehtivat põhiseadust. Ja tegime tegelikult siis selektsiooni nende põhiliste põhiseaduse sätete suhtes, mis ühelt poolt oleksid fundamentaalse tähendusega, kannaksid meie õiguslikku ja poliitilist püüdlust ja teisest küljest, ja see on asi, mida ma tahaksin eriti rõhutada, oleksid järgnevalt ka ajas ja ruumis realiseeritavad. Sellest tegelikult kujuneski välja siis lõplik redaktsioon sümboolika seaduse kohta, mis tegelikult siis sama päeva õhtul ka ülemnõukogu poolt vastu võeti. Põhimine oligi see, et sümboolika sildi varri oli pandud Eesti Vabariigi põhiseaduse peamiste paragrahvide taastamine ja loomulikult ka siis juba sellele iseseisvasele Eestile omaste sümbolite taastamine siin samas Toompea lossis istungite saalis. Siin minu selja taga valitsuse istungite saalis oli tegelikult suur Lenini bareljeef seina peal. Kui ülemnõukogu oli otsuse vastu võtnud, siis kangutati see sealt seina pealt maha, aga ta oli nii tugevasti sinna kinnitatud, et seina sisse jäi suur auk. Ja tol momendil ei olnud seda millegi katta ja siis tõmmati sinna ette sinimustvalge trikoloor. Vaidlus ei käinud ju selle üle, kas sümbolid kehtestada või mitte kui sellised, vaid vaidlus käis selle ümber, et kas on õiguspärane õigusjärgluse printsiibist lähtuvalt, Eesti Vabariigi õigusjärgluse printsiibist lähtuvalt kehtestada Eesti Vabariigi sümboleid olukorras, kus tegelikult veel on de facto veel Nõukogude okupatsioon ja on ENSV olukord. Ja mida ütleb see Eesti sümboolika seadus, paragrahv 3? Kirjas on siin järgmine: rakendada Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse järgmised paragrahvid. Esiteks, paragrahv 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas. Ja paragrahv 2. Eesti riigi maa-ala on lahutamatu tervik. Kui see, mis siin on kirjas seaduse keeles, ei ole tegelikult juba iseseisvuse deklareerimine, siis ma küsiksin vastu, mis see siis on. Nüüd see mai loogika tekitab uue olukorra, kus tegelikult selle taustaks on juba Eesti Vabariigi üle võetud põhiseaduse vaimu ja mõne paragrahvi taust. See ei ole enam ENSV selles mõttes. Ja seepärast ta ei sobigi, sest meil on ju mustvalge konstruktsioon. On üks või on teine, aga seda vahepealst ei ole. Aga tegelikult liiguti vahepeal. Tegelikult kogu aeg liiguti vahepeal. Ainult, et historiograafias on ta ainult must või ainult valge. Niisiis 8. mail sai sinimustvalge taas kord riigilipuks ja riiki nimetati jälle selliselt, nagu teda vabana tunti. Nii otsustas Nõukogude okupatsiooni tingimustes valitud rahvaesindajate kogu. Helesinine lootus lehvitas tiibu tõelise vabaduse poole, kuid tagurlikud jõud ei istunud käed rüpes. Kavandatava rünnakuni Toompea ülevõtmiseks jäivad 1 nädal. 15. maist pidi saama must päev. Mis juhtub ja kuidas see päev õhtusse jõuab, ei teadnud veel keegi.